Suvi on suurepärane aeg, et koguda uusi elamusi ja sellepärast oleme meiegi tulnud täna siia Õismäele FK kardikeskusesse ja proovile paneme me Artjom Savitski. Ma sõitsin viimati karti 10 aastat tagasi ja kuna me täna vist räägime Superstaari saatest, siis see oli ka seoses Superstaari saatega. Saade sai just läbi ja meil oli see Superstaari Eesti tuur ja siis me kogu selle seltskonnaga siis käisime nii-öelda soojenduseks siin nii-öelda tutvumas. Tuleb meelde, et Superstaari saate ajal nad käisid siin kambakesi sõitmas ja ma küll Artjomi aega nüüd täpselt peast ei mäleta, aga ma arvan, et seekord läheb tal veel paremini. Kardisport ja hobikardi sõitmine on alus kõigele rallidele. Kardikool on siis trenn, kus käivad noored ennast arendamas ja nii-öelda noored ei saa ju tänava pilti minna autorooli, eks ole, aga meil on turvaline kardirada, kus siis on võimalik õppida kogenud treenerite käe all. Superstaari saade tegi meid kõiki nähtavaks, selles mõttes, et eks ma enne Superstaari tegelesin ka bändiga ja tegin muusikat, aga selles mõttes ta oli nagu mega hüppelaud just nii-öelda Eesti meedias nagu nähtavaks saamisel, et see oli nagu võib-olla nagu mitte võib-olla, vaid kindlalt nagu põhiboonus. Ütleme ausalt, et enne igat nii-öelda esinemist oli ikka nagu rets, ärevus ja närv sees, mõnikord rohkem, mõnikord vähem, olenevalt laulust ja olenevalt tehniliselt, kui keeruline see oli. Ja oli ikkagi nagu väljakutse, aga samas see andis nagu edasiseks eluks nagu nii palju enesekindlust juurde. Aga ikkagi see, kui sa ootad nagu tulemust, kas sa saad edasi või ei saa. Artjom, Mihkel Raud ütles sinu kohta seda, Maarja-Liis ütles seda. Kas sa saad edasi? Kas sa oskasid seda potentsiaali ja seda tuntust kasutada? Sa olid väga noor. Ma tunnistan ausalt, et oleks saanud paremini. Muidugi ma ei jäänud loorberitele istuma, et ma hakkasin järjest enda lugusid välja andma, et mul koostöödest võib-olla ei tulnud väga midagi välja ja võib-olla ma olin ise ka tagasihoidlik, et ma ei pakkunud ennast piisavalt. Hetkel ma põhiliselt olen helirežissöör stuudios, et me toodame telekanalitele igast saateid. Lisaks muidugi nädalavahetusel ma teen bändiga keikasid ja ise loen reklaame ja nüüd koroona nii-öelda esimese lockdowni ajal hakkasin tegema TikToki, mis nüüd kuidagi moodi plahvatas imelisel kombel, et see oli täiesti kogemata. Babe, kas sa tuled mulle naiseks? Palju sõrmus maksis? 1000 euri. See on kindlasti mõni Gucci või Versace. Ei, Ronnie G. Tuleb tunnistada, et Artjom on siin kardirajal tõesti väga tubli. Ta tegi mulle ringiga pähe, no seda võis tegelikult ka oodata. Mis sa ise ütleksid enda kaitseks kokkuvõtteks? No see on umbes nagu Superstaari saade, isegi kui sa saad ringiga pähe või jääd viimaseks, siis osalusrõõm on suur. Kardielamuse saab endale osta kingitus.ee lehelt, kuid Superstaari saate katsetele minek tasub planeerida augustisse. Osalege kindlasti. Ja kui läheb hästi, siis mul on nagu hea soovitus, et püsige 2 jalaga maa peal ja meenutage endale kogu aeg, et see on tegelikult show, see on suurel produktsioonil baseeruv telesaade, et teist tehakse staarid ja pärast seda ei tohi nagu istuma jääda, vaid peab täiega tampima edasi, sest 6 aja pärast kohe, kui see saade läbi on, keegi ei mäleta, kui sa pole midagi vahepeal teinud.